No nii, jälle siin pimedas valguses, aga täna on siis esmaspäev, 13. detsember ja nagu ikka sai sakud tehtud, taksod sõidetud ja nüüd tõin puksiiri tagasi remonti, nagu ma eelmises videos laupäeval rääkisin, siis käis käsipiduri trossi ja termostaadi vahetuses ja nüüd pidurid teevad sellist häält, mida nad minu arust, kui ma õieti mäletan, ei teinud ja pedaal vajub põhja. Kuigi ju Margusel lasin vaadates nagu mingid lekkeid nagu otseselt ei näinud ja vedelikku nagu ka puudu ei tundunud olevat, et ei tea, milles see on ja siis laseb üle vaadata, aga jah, nüüd jõukasse ja ei ole midagi, et homme on natuke põnevam päev. Tõmbame sellega siis praegu esmaspäeva kinni. No nii, täna on teisipäev. Vist need halokad veel lähevad valgemaks, aga need vist virvendasid eelmine kord videos. Ma ei oska selle kohta midagi ravi ka teha, aga igal juhul hakkame nüüd siin, sai suurte bossidega seal räägitud ja nüüd hakkame Margusega siis arutlema, et mis me teeme. Ja vaatame, kui saab tehtud, siis kui saab tehtud, ära räägitud, siis ma ütlen, mis toimus. Aga igal juhul praegu jah, hakkame läbirääkimisi pidama. Saime Margusega siis juttu toetud. Oli meil siis selline vahepealne kokkuvõte, et kuna meil see, kes meil Sakus tööd annab, hind, millega me töötasime, lihtsalt oli selline nagu mõttekoht, et kas me lõpetame ära ja hakkame midagi muud tegema transpordi vallas, otsime uusi väljundeid või et lihtsalt seal ei olnud mõtet nagu enam tiksuda selle summa ees, siis saime siis natukene raha juurde, mis annab lootust nii-öelda jätkata ja edasi pingutada selles valdkonnas ja Margusega ajasimegi juttu, et kas me võtame ja siis on ka meil see kaubiku juht, et kas me võtame selle kaubiku kohustuse enda peale või jätame, siis anname siis selle nii-öelda neile, kuna nüüd kaubiku juht, et kuna kaubiku peal ei ole päris 160 tundi tööd anda, siis me võtame ka selle, saime siis ka lao töökoha nagu juurde. See küll nagu mingit kasumit nagu ei too, aga lihtsalt vähemalt kaubikule tööd lisaks. Ja et siis vähemalt see kuupalk, mis tööline hakkab saama, on täitsa kobe. Et siis ongi, et jätkame siis hetkel nendega koostööd ja siis ongi nüüd suurt autot. Praegu on meil vaja juurde osta, oleks vaja see Volkswagen LT, ta küll töötab värki-särki seal, aga ta näeb selline vanem väsinud välja, et ideaalis tahaks sinna nagu need Peugeot ja Citroenid ja Fiatid. Need on nagu head, sinna mahub 2 suurt alust nagu kõrvuti, aga LT-sse ei mahu, et siis seal saada see suurem kaubik või see Peugeot, need valged laiad kaubikud. Siin paar tükki müüa, ideaalis tahaks konditsioneeriga. Ilma konditsioneerita on, ütleme näiteks mingi 4,5 ja konditsioneeriga on seal 8-9, seega konditsioneer maksab nagu väga palju. Aga tegelikult see konditsioneer on hullult vaja, aga ta lihtsalt maksab nii palju rohkem. Et seda veel peab mõtlema. Ja vaatame, praegu ma nägin ühte päris ägedat suurt
autot ka müüa, mis on külje pealt avatav, mida ma ideaalis tahan, et siis oleks tööpõli palju suurem. Ja meil on vaja topelt tagasillaga, sest Sakus on massid nii suured, et seal ei saa ühe sillaga. Et siis see oleks nagu ülihea ja tal esiots on täpselt nii, nagu vaja on juba mustaks tehtud. Panen pildid ka võib-olla ja siis seda tahaks ka vaatama minna. Ja sellised lood siis siit poolt sood. Ja vaatame, mis... et toome siis see tööline, kes meile pidi siis tulema, aga ei võtnud meiega ühendust, siis võttis ikkagi uuesti ühendust, et siis tema tuleb homme siis jutule. Ja praeguse seisuga siis peakski ta meile tööle tulema. Ja seda 2 tööd ta tegema siis hakkab. Et homme räägime ära ja siis järgmisest nädalast vist pidi hakkama, saab juba meil tööl käia. Ja vaatame, igal juhul põnev on ja vaatame, mis saab. Noh, see sai ka nagu uus, kõik värvitud ja sai siis käru tehtud ja kiiruga käisin ostsin ka uue rokla meile tagaluugi peale. Et see on selline odavampoolne GoPro jäi maha filmin iPhone'iga. Odavampoolne rokla, aga ikkagi 330 €. Aga jah, meil kasutasime neid eelnevat roklat ettevõtte, see suure ettevõtte omasid nii-öelda, aga too, mis meil praegu seal oli, on pask, vana väetikene, et nüüd Margusel on vast veits kergem. 15. detsember, kolmapäev ja kell on 8 õhtul saamas ja tulin kontorist vestluselt 27. siis liitub meiega uus kutt, hakkab meile tööle ja on siis nii-öelda järjekordne tööline on selline halb sõna, aga jälle meil nii-öelda üks kamraad juures ja loodetavasti saame ka seekord jõuame nii kaugele, et saame ka veel lisaks temale ka veel ühe inimese juurde palgata, et meid oleks siis juba näiteks 4 kokku. See oleks lahe ja 5 oleks veel lahedam, aga tasapisi. Esialgu prooviks siis tema meile nii-öelda jääks tööle, sest ega see esimesed paar nädalat on nagu kriitilised, et võib-olla ei sobi ja nii edasi. Loodetavasti läheb ikkagi paremini, jääb meiega ikkagi pikemaks ajaks ja otsest nagu töökuulutust ma veel vist üles ei pane, ma pean veel otsustama, aga kui sa vaatad meid, Raimarit, kõike muud ja sul on C-katt ja oled siit Lõuna-Eestist ja tahad tööd, siis võta minuga ühendust ja tööd sa saad. Enam-vähem kuskil mingis nädala videos oli ka näitasin seda tööd, mis on. Praegu pakuks siis tööd nii-öelda selle Saku laiali veole. Et kui sul on C-katt, jah, C-katt, ametikoolitus ka muidugi, siis anna endast teada, kui sa tahad meiega liituda. 2022 on mul plaanis siis hakata korra kuus või 2 korda kuus
käima siis õhtusöökidel väljas inimestega, keda ma ei tea, aga kes pakuvad mulle huvi ja ideaalis siis ettevõtjad, coach'id, mis iganes, pigem ettevõtjad. Et esimese inimesega sai ühendust võetud või nagu soov avaldatud, et tahaks välja sööma minna ja juttu puhuda ja tema ütles jah, et jaanuaris siis täpsustame, aga tema oli ideega nõus. Põhimõtteliselt täiesti võõras inimene, aga võtsin selle julguse kokku ja tegin ära. Nüüd teine asi on veel, tavaliselt söögilauas. Mul ei ole probleemi võõrast inimestega väga rääkida. Nii palju on seda tehtud ja kahekesti või niimoodi nagu ei ole üldse probleemi. Esinemine mingi rahva ees, see on raskusi. Aga üks-ühele ei ole väga probleemi, ei tule seda nagu suurt närvi sisse. Võib-olla see ei ole ideaalne, aga probleemi ei ole sellega. Et kui sa ka vaatad, niikuinii sa vaatad, kui sa seda näed ja tegeled ettevõtlusega ja oled ka huvitatud õhtusöögist, siis võta ühendust ja anna teada. Ja see, kui ma olen väiksem käive, see teeb siis õhtusöögi välja. Jah. Ega muud ei ole. Võid olla ka Tallinnast või Narvast või Haapsalust või Saaremaalt. Küll kuskil saab kokku ja midagi annab alati rääkida, et ei ole probleemi. Olen ka valmis liikuma või siis kunagi sobitame niimoodi marsruudi peale, aga ma tahan laiendada enda ettevõtjate kontaktide võrgustikku ja luua uusi tutvusi. 1000 subscriberit saime täis ja pole palju jäänud, et on juba 1100. 1000 subscriberit tundub väike number, selles mõttes 1000 tänapäeva maailmas, aga tegelikult YouTube'is saada tellimusi. Ma arvan, enamus, kes on tegelenud või proovinud, siis tegelikult, kui me räägime siin mõnedest meestest, kellel on 10 000 pluss, 20 000 pluss ja nendest suurematest numbritest ei hakka rääkimagi Eesti-siseselt, Ameerika, need on üldse teine teema, aga Eesti-siseselt tegelikult juba 1000 tellimus saada on päris suur ja kohe tuleb ka 100 000 vaatamist kokku. Arves mind, kes ma ei pane üldse nagu sellele video kvaliteedile rõhku ja sisu ei ole huumor, ta ei ole isegi väga teaduslik, see lihtsalt nagu mingi tõllakas teeb midagi, et selline see värk on ja inimesed, ma nime unustasin tal küsida, aga igastahes ta viisin kaubikuga kaupa kaubamajja, kui sa vaatad, siis tšau, viisin kaubikuga kaubamajja ja siis ütleb, et ma täpselt ei mäleta, aga igastahes umbes, et normaalsed videod sul, kuidas kaubik peab värki-särki, et kui te mind ära tunnete, siis võite julgelt mu poole pöörduda, et me tunniks ajaks juttu ajama ei jää, aga paar sõna võib vahetada, võib lihtsalt tšau ka öelda, edasi liikuda, aga võite nagu rääkida minuga, sest teie nagu selles mõttes nagu mind nii-öelda välimuselt nagu tunnete ära, aga mina teid ei tea, seega lihtsalt visake käppa, öelge tšau, ma ei tea, andke kuidagi nagu, et tšau, et lahe, et ma vaatan su videosid või midagi, et siis ma tean, kus see nagu tuleb, aga igal juhul jumal äge ja tagasiside ka kommentaarides on positiivne, superpositiivne ja kui teile nagu sobib, siis mina võin seda edasi teha, uut GoPro'd tahaks, aga seda GoPro'd ei ole raske kaasas kanda ja see, mis ma teen, see lihtsalt ongi mu igapäeva elu, nii et ma võin edasi teha, nii et
paneme edasi ja loodetavasti saan ka teha sellist siis ägedamat contenti, aga praegu on see, nagu ta on.